7 tüüpilist viga firma kingituste tegemisel. Esiteks, ebasobivad kingitused. Kinkide tegemisel tuleb mõelda, mis on sobiv ja mis mitte. Eriti teemades, mis puudutavad usku, poliitikat ja seksuaalsust. Sageli tuleb küsida, kas kingisaaja ikkagi tähistab jõule. Eestis kingitakse sageli ka alkohoolseid jooke, kuid kindlam on neid vältida. Tervislikud eluviisid on aina populaarsemad. Kink ei tohiks olla sobimatu ega solvav, kuid samas ei tasuks suures eksimuse hirmus kingi tegemine üldse ära jätta. Teiseks, pakendile tähelepanu pööramata jätmine. Tavapärases paberkotis või kilekotis üleantav kingitus ei jäta eriti professionaalset muljet. Korralikus pakendis üleantav kingitus jätab brändist hea esmamulje ja tõstab teie brändi tuntust. Kolmandaks, liiga üldine või liiga laialt levinud kingitus. Meie soovitus ei ole teha üdini personaalseid kingitusi, kuid te peaksite tundma oma klienti või koostööpartnerit. Kingi kingitusi, mida su klient või koostööpartner reaalselt vajab või kasutaks. Isegi praktiline ergonoomiline pastapliiats on parem kingitus kui suvaline vidin sinu raamaturiiulil. Neljandaks, kallid kingitused. Kingitus tehes on meie suurim soov näidata tänulikkust. Kallis kingitus tehes võib kingisaajal tekkida ebamugav võlglase tunne. Seega pea silmas, liiga kallis kingitus võib jätta sinu ettevõttest vale mulje. Viiendaks, kahemõttelised kingitused. Kingitus peab olema üheselt mõistetav. Ära pane mõtlema teist poolt, miks ta selle kingituse sai. Kingitused on mõeldud rõõmu, mitte segaduse külvamiseks. Kuuendaks, kingitusjuhtidele. Kui soovid tunnustada koostööpartneri tööd, siis mõtle, kellele kingitus on adresseeritud. Siit ka mõttekoht. Sageli on kingitus adresseeritud juhile, kuid äkki peaks olema adresseeritud tervele meeskonnale. 7. Valikuline kinkimine. Mõtle läbi, kas kingisaaja töötab üksinda või meeskonnas. Töötajad suhtlevad omavahel ja varem või hiljem tuleb see välja, kes sai üllatuse osaliseks ja kes mitte. See võib tekitada kingituse mittesaajas vähem tähtsa ja unustatud mulje. Isegi sümboolne kingitus või tänukaart võib asja muuta. Kokkuvõtteks, kingitus on meeldiv viis väljendada rõõmu üheskoos saavutatud tulemuste üle. Seepärast on oluline, et kingitused ei oleks uisapäisa tehtud. Läbimõeldud kingitus on võimas vahend oma tänulikkuse edastamiseks. Me oleme kõik täiskasvanud inimesed, kuid see lapselik kingi avamise rõõm on meis kõigis olemas.